Argument koosneb väitest, seletusest, tõestusest ja järeldusest. Seega on tõestus väga oluline osa sellest argumendist. Aga mis see tõestamine täpselt üldse on? Tõestamine on objektiivse materjali esitamine oma seisukoha kinnituseks. Tihtilugu valmistab argumenteerimisel just nimelt raskusi seletuse ja tõestuse eristamine. Ehk siis, mis nende vahe on? Argumendi seletuses kirjeldatakse loogilisi seoseid, et vastata küsimusele, miks ma sellise väite esitasin. Tõestus seevastu tuleb üldse väljaspoolt meie endi mõttemaailma. See peab vestluskaaslasele näitama, et väide ja seletus vastavad päriselus ka tõele. Seega, seletus kirjeldab, miks väide paika peab, tõestus osutab faktile, mis kinnitab kirjelduse tõepärasust. Kumb neist on tõestus? Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on tervislik süüa päevas vähemalt 400 grammi värskeid puu- ja juurvilju. Oletame, et on keegi Mihkel, kes üldse värsket kraami ei söö. Kui ta niimoodi jätkab, siis võivad tal tekkida ohtlikud terviseprobleemid. Loomulikult sobib tõestuseks just esimene. Teises näites olevaid mõtteid saab argumendis küll kasutada, et nende kinnituseks peaks leidma usaldusväärset tõestusmaterjali. Aga miks tõestusmaterjali ikkagi vaja on? Loome ühe näidisolukorra. Mart väidab, et koolis peaks telefonide kasutamine ära olema keelatud. Anti aga leiab, et telefonid on vajalikud ning nende kasutamine peaks ka koolis olema lubatud. Kuidas nüüd siis otsustada, kas õigus on Mardil või Antil? Selle olukorra saab lahendada vaadates, kumma sõnad kirjeldavad tegelikkust täpsemalt. Selleks tõestusmaterjali kasutataksegi, et teha siis vestluskaaslasele elu lihtsamaks ning anda talle see info, mis võimaldab veenduda, et väited ja selgitused vastavad ka tegelikkusele. Tõestamise puhul tasub silmas pidada, et tihti ei ole üks mõte täiesti õige ja teine absoluutne vale. Argumenteerimise osas kasutame tõestust eeskätt selleks, et näidata, kui tõenäoliselt vastab mõte tegelikkusele. Ühe tõestusmaterjali kasutamine ei tähenda veel, et argument on 100% kindel. Nüüd oleme selgeks teinud seletuse ja tõestuse omavahelise erinevuse ning arutanud, miks just on vaja oma mõtteid tõestada. Aga mida üldse kasutada tõestuseks? Toome välja 3 head tõestusmaterjali liiki, mida oma argumentides kasutada. Ja ilmestame igaüht neist tõestusmaterjaliga teemal alkoholi kättesaadavust tuleb senisest enam piirata. Esiteks, teadusuuring. Sageli kasutatakse argumendi tõestamiseks andmeid, mis pärinevad teaduse ajakirjas avaldatud uuringust. Sellised uuringud teevad järeldusi mitme erineva juhtumi pinnalt ning läbivad enne avaldamist põhjaliku ülevaatuse ja tagasisidestamise. Näiteks, 2013. aasta National Library of Medicine'i uuring näitas, et alkoholist tulenevaid kahjusid saab vähendada alkoholi müügi kellaaegade piiramisega. Teiseks, näide. Näide on lai kategooria. Sinna kuuluvad nii üksikjuhtumite kirjeldused, näited isiklikust elust või kogemustest, aga ka süstemaatiliselt kogutud vaatlusandmed ehk siis statistilised näitajad. Erinevalt uuringutest ei ava näited nähtuste taga olevaid põhjuseid, vaid kinnitavad nende nähtuste olemasolu. Näiteks 2018. aastal tõsteti Eestis alkoholi aktsiisi. Ja selle tulemusena vähenes alkoholi tarbimine ühe elaniku kohta 10 liitrile aastas. Kolmandaks, eksperdi hinnang. Inimesed, kes on palju aastaid mõnda valdkonda ise uurinud ning on kursis teiste avaldatud teadustöödega, oskavad sageli ülevaatlikult ja tabava väljendusega edasi anda väga keerulisi andmeid. Näiteks, tuntud Eesti sotsioloog Riina Raudne on öelnud, et alkoholitööstus loob narratiivi, mille kohaselt on tegevused nagu näiteks jalgpalli vaatamine olemuslikult seotud alkoholi tarbimisega. Nad mõjutavad seeläbi inimeste käitumist. Tõestusmaterjali otsimisel tasub ettevaatlik olla, sest iga allikas, mille leiame, ei
pruugi alati usaldusväärne olla. Selle kontrollimiseks tasub läbi mõelda 3 järgmist küsimust. Esiteks, kes selle teabe taga üldse on? Näiteks, kas see ekspert, kelle arvamust me kasutada soovime, on just selles konkreetses valdkonnas pädev? Teiseks, kas see allikas on adekvaatne? Näiteks tasub vaadata, kui suure valimi põhjal on see teaduslik uuring üldse läbi viidud. Ja kolmandaks, mida teised allikad ütlevad? Kui kiire uurimustöö põhjal paistab, et muud teaduslikud allikad räägivad hoopis risti vastupidist või teistsugust juttu, tasub sellesse algsesse allikasse kriitiliselt suhtuda. Mida me sellest videost siis õppisime? Esiteks on oluline oma argumente tõestusmaterjaliga toetada. See kinnitab, et meie mõte peab päriselt ka paika. Teiseks ei tähenda tõestusmaterjali olemasolu veel seda, et argument kas 100% tõene on. Ja kolmandaks tutvusime erinevate tõestusmaterjalide liikidega ning õppisime, kuidas nende usaldusväärsust kontrollida. Head tõenduspõhist argumenteerimist!